Tere, suurema ja vähema võimu kandjad. Psühholoogi ees sageli on kõik võrdsed, nii et alustame selle seansiga. Tahaks rääkida teie probleemidest. Küsimus on teile, et siia slaidile ilmuvad peagi erinevad probleemid, mida inimesed, mille all nad kannatasid ja te võiksite mõelda tagasi just eriolukorra ajale, et kuivõrd teid tabasid järgnevad probleemid, kui tahate, võite mõttes nagu niisugused punktega panna. Et kas tuli ette, et te ärritusite või vihastusite, tundsite ärevust või hirmu, pingetunnet, võimetust lõdvestuda, liigset muretsemist paljude asjade pärast, rahutust või kärsitust, kergesti ehmumist. Nüüd need küsimused, mida te just nägite, on valideeritud viis, kuidas tuvastada üldistunud ärevushäiret. Mitte täpselt häiret, vaid selle häire kogemise riski. Ja sellel kevad-suvel esitasin ma neid küsimusi tervele reale eestlastest ja siin me natuke saame analüüsida nende vastuseid. Siin on siis hajuvusdiagramm, kus iga punkt tähistab mõnda hulka inimesi ja vertikaalsel teljel on siis selline ärevuse tase. Ja sinise joonega on näidatud selline piir, kust alates kliinilised psühholoogid hakkavad muretsema, ütlevad, et teil on põhjust natuke üle vaadata, mis teie elus toimub. Ja sellel valimil umbes 20% inimesi on sellest piirist üle. Nüüd pange tähele, et need andmed on kogutud juunikuus. Nüüd siin teisel joonise poolel on andmed, mida me kogusime täpselt samadelt inimestelt mai alguses. Ideaalne oleks, kui mul oleks näidata teile andmed ka veel jaanuarist, aga neid mul ei ole, nii et me saame võrrelda juunit, kus Eestis oli suhteliselt selge, et tuleb ilus suvi ja siis sellist pandeemia või eriolukorra ühte kõrgpunkti. Ja me näeme huvitavat dünaamikat. Me näeme, et justkui keegi oleks võtnud selle sagedusjaotuse niimoodi nagu pressinud kokku ja võiks öelda, et vähemalt 10% inimesi, kes enne ei teinud kliinilisele psühholoogile muret, nüüd teevad muret. Tuleb muidugi möönda, et see on mugavusvalim ja võiks küsida, et kas see tulemus on üldistatav. Eestis esinduslikke andmeid me alles kogume. Täna on, kes iganes jagab RITA rahasid, et on käima tõmmatud RITA projekt, mis Eesti ajaloos esimest korda hakkab süstemaatiliselt seirama vaimset tervist. Aga me võime vaadata mujal maailmas kogutud andmeid, siin on kohe saabuvad siia slaidile prevalentsi vahemikud, mis on pärit 19 sellisest kvaliteetsest esinduslikust uuringust ja kirjeldavad erinevaid häiretüüpe. Ja need vahemikud on suhteliselt suured, sellepärast et riikide kogemused ja mõõdikud on erinevad, aga et nende keskmised asuvad tava sellisest haiguse levimusest kaugelt kõrgemal. Nii et siin on üks illustratsioon ideele, mis ilmselt paljudele teist ei ole võõras, et see eriolukord ja pandeemia tekitasid inimestele vaimse tervise probleeme. Aga ma tahaks täna rääkida mitte sellest faktist, et tekkisid vaimse tervise probleemid, vaid sellest, kuidas me võiksime mõelda nendest vaimse tervise probleemidest ja mu tees täna on see, et see ühiskondlik kogemus, kus me nägime, et mõne lühikese nädalaga terve hulk inimesi liiguvad riskipiirist üles ja alla ja ma usun, et ka paljude meie isiklik kogemus, kus me saime omal nahal tunda, mida tähendab olla kehva vaimse tervise juures. Et see kogemus võiks meile õpetada midagi selle kohta, kuidas me mõtleme sellest, mis asi on üldse vaimne tervis ja kuidas seda arendada. Selle rännaku sissejuhatuseks ma jagan täitsa sellist nagu autobiograafilist mõttekäiku, et kui mina neid tulemusi esimest korda nägin, et minu peas hakkasid keerlema või erinevad hüpoteesid, et mis siis seda seletab, mida me seal nägime, et justkui nagu 10% inimesi hüppab üle selle riskipiiri. Et üks variant on see, et need on inimesed, kes olid juba enne, ma nüüd utreerin, palun mitte mind tsiteerida, et mõistekasutus ei ole täpne, aga et olid haiged. Neil on midagi viga, nõrgad inimesed, rasked olud, haigus lõi välja. See on üks viis, kuidas võiks mõelda sellest, mis toimus eriolukorra ajas. Teine viis, kuidas sellest võib mõelda, on niimoodi, et on inimesed, kes muidu olid terved, aga neil kujunes välja haigus. Ja on kolmas viis, vähemalt, on mõelda, et võib-olla see haiguse teema ei ole üldse nii väga oluline. Et võib-olla me võiks keskenduda sellele, et milline oli see tegelik vahetu selline nagu kogemus ja sümptomite pilt. Ja nüüd need 3
küsimust peidavad endas selliseid varjatud mõttemudeleid, mida me kõik kasutame erinevatest asjadest arusaamisel ja nii ka haiguse ja nii ka tervise juures ja mulle tundub, et vaimse tervise juures need mõttemudelid, mida me kasutame, lähevad eriti huvitavaks. Ja me võiks öelda, et neid mõttemudeleid võib paigutada sellisele spektrumile, mille ühes otsas on vaade, mida siis peene sõnaga võiks nimetada essentsialistlikuks vaateks, et kuna ma olen ikkagi siin esindan väljasurevat tõugu, riiklikult rahastatud sotsiaalteadlane, et siis ma toon mõned sellised võõrsõnad ka. Et on essentsialistlik vaade haigusele, mis ütleb, et haigus on üks konkreetne asi, et ta on sinu sees peidus ja ta on üks konkreetne asi. Ja siis on terve rida niisugused nüansirikkamaid vaateid, kuni me jõuame teismäärmusesse, kus on vaade, mis ütleb, et haigus on selline nagu konstellatsioon, erinevate sümptomite konstellatsioon ja seal ei ole ühte sellist nagu kindlat juurikat või niisugust ühte asja. Vaatame neid kahte niisugust äärmuslikku vaadet natuke lähemalt ja küsime, et mida ühe või teise mudeli rakendamine vaimsest tervisest mõtlemisel meie jaoks õieti tähendab. Üks võimalus on vaimsest tervisest siis mõelda sellest essentsialistliku haiguse vaatest, mille puhul siis kehtib niisugune eeldus, et haigusel on üks kindel põhjus ja siis on mingid sümptomid, aga need sümptomid on ainult sellised pinnavirvendused, et sümptomil ei ole mingit põhjuslikku jõudu, haigusel on põhjus ja see tähendab seda, et kas haigus on või ei ole. Et kui põhjus on, siis on, kui sul on koroonaviirus, siis sul on koroonaviirus, kui sul on mingisugused geenid, mis tingivad esimest tüüpi diabeeti, siis sul on esimest tüüpi diabeet. Et on terve hulk nähtusid, mille puhul selline mudel on põhjendatud. Aga nüüd tekib küsimus, et kui me rakendame seda vaimsele probleemile, kas see sama mudel jääb põhjendatuks, kas me saame öelda, et inimesel on ärevushäire või tal ei ole ärevushäiret, et ta kuskilt saab selle ärevushäire nakkuse ja ravi eesmärk on see ärevushäire välja ravida. Selgub, et nüüd see mudel nagu jookseb natukene liiva. Nii et on siis see vaade, et vaimne tervis, et see puudutab vaimsed haigused ja vaimsed haigused, need on üks tüüpilised haigused, nagu välise põhjusega nakkushaigused või mingi sisemise põhjusega sellised somaatilised haigused. Ja nüüd, mis on siis see alternatiiv, mida ma tahaks ilmselt juba aimata, et ma siin ikkagi ühte vaadet propageerin rohkem kui teist, et see alternatiiv on selline, et meil ei ole kuskil ühtegi sellist põhjuslikku algallikat juurikat. Ja ma pikalt mõtlesin, et mis võiks olla see metafor, millega me võiks võrrelda seda mõtteviisi vaimses tervises ja mul on viimasel ajal hästi meeldima hakanud mõte sellest, et me võiks vaimsest tervisest mõelda nagu füüsilisest vormist. Et kui me mõtleme füüsilisest haigusest, siis me sageli mõtleme niimoodi nagu selle telje vasakpoolses otsas, et füüsilisel haigusel on põhjus ja sümptomid, aga kui me mõtleme füüsilisest vormist, siis me ei mõtle samamoodi. Siis me saame aru, et vorm sõltub mitmest asjast, et vorm tähendab seda, et sul on lihased toimivad mingisugusel tasemel ja südamel on mingid omadused ja verenäitajatel on mingisugused omadused. Nii et vormil on palju seotud põhjuseid. Mis vormi veel iseloomustab on see, et ei ole nii, et kas vorm on või ei ole. Vorm alati on, ta võib olla hea, ta võib olla halb või ta võib olla seal vahepeal. Ja kui me mõtleme asjast niimoodi, siis ei ole eesmärk see, et vormi ära hoida või ütleme, vormi puudust ära hoida ja seda ravida, vaid vormi tuleb parandada, teda saab pidevalt parandada ja teda tuleb hoida. Ja minu ettepanek täna on, kui see lähteülesanne, millest ma püüan lähtuda sellel konverentsil on küsimus, et mida me võiksime edaspidi hakata tegema teisiti vaimse tervise valdkonnas, et siis minu ettepanek, mis ma arvasin, et mahub 15 minuti sisse, on see, et me võiksime võtta kasutusele selle vaimse vormi mõttemudeli. Ja ma tahaks natukene panna lihaluudele siin lõpetuseks sellele ideele, et mis asi see vaimne vorm siis õigupoolest olla võiks. Ja siin ma ei anna ammendavat vastust, esiteks sellepärast, et aega on vähe, teiseks sellepärast, et ka teaduses, ausalt öeldes, on olnud ressursside jaotus selline, et meil on väga head teadmised vaimsetest haigustest, aga see, mis asi on vaimne vorm, on natukene selline lahtisem uurimusteema. Ja nii et see siin on selline minu isiklik visand. Ma ütleks, et vaimses vormis inimest iseloomustab see, et ta saab oma maailmast hästi aru ja vähe sellest ta suudab oma maailma ka mõjutada. Nüüd nendest määratlustest juba võiks hakata silma paistma see, et vaimne vorm on füüsilisest vormist selles mõttes erinev, et füüsiline vorm on ikkagi nagu inimese enda omadus ja et heas vormis inimene läheb ühest treeningsaalist teise, ta on samas heas vormis. Ma tahaks öelda, et vaimse vormi puhul
see vorm tekib inimese ja tema keskkonna sellisel membraanil. Ehk siis, et inimene, kes on näiteks väga hästi mõistab ja väga hästi suudab saavutada oma eesmärke ühes töövaldkonnas, kui ta natuke vanemas eas on sunnitud tööd vahetama, siis tema vaimne vorm kannatab selle all, et ta nüüd järsku valdkonnas, kus need vormi aspektid enam ei kehti. Kindlasti on oluline lähedased suhted ja ka kaugemad suhted väärtustatus kogukonnas, paindlik kohanemine muutustega, ma paneksin siia ka eneseteadlikkuse ja siis ma paneksin siia veel ühe asja, millest ma tahaks lähemalt rääkida, et see jutt nüüd nagu väga käest ära ei läheks. Aga veel kord, olgu öeldud, et see ei ole lõplik loetelu, siia võib veel asju juurde panna. Aga ma tahan rääkida resilientsusest. Mida tähendab resilientsus? Resilientsus on idee sellest, et inimeste vaimse vormi üks dimensioon ei ole mitte lihtsalt see, kui hea nende tuju või tunne on pidevalt, vaid mis juhtub, kui nad satuvad raskustesse, kui elu viskab nende teele stressi. Ja on näha, et inimesed erinevad suhteliselt palju selles, et kuidas nad reageerivad raskustele. Ja siis on uuritud, et millest see siis tuleb, et üks inimene saab raskustega paremini hakkama kui teine ja see on siis juhtumisi üks neid uurimisteemasid, millega mina tegelen, et selgub, et üks võtmetegur selles, kas inimene saab raskustega hakkama või mitte, on see, kuidas ta tõlgendab enda jaoks raskeid olukordi. Ja see kõlab pealkirja tasandil küllaltki selliselt iseenesestmõistetavalt, et inimesed, kes tõlgendavad raskeid olukordi positiivselt, saavad paremini hakkama. Aga see, mida mina üritan oma uurimustöös natuke paremini aru saada, on see, et millest see positiivsus siis õigupoolest koosneb. Ja siin on mõned näited sellest, et mis võiks iseloomustada sellist inimest, kellel on positiivne tõlgendusstiil või ka ümbertõlgendusstiil, sellepärast, et ta esimesed mõtted on negatiivsed, aga siis ta suudab keerata need positiivsemaks. Et selline inimene raskusse sattudes, ka selle koroonakriisi ajal, küsib endalt võib-olla selliseid küsimusi, et kas see, kuidas ma seda olukorda praegu tõlgendan, minu esimene tunnetus, järsku on siin midagi, millest ma mööda vaatan, järsku ma pean midagi hullemaks, kui see on, järsku ma süüdistan kas ennast või kedagi teist rohkem, kui väärt oleks, ja võib-olla ma alahindan seda, mida ma saan teha, et raskest olukorrast pääseda. Selline inimene sageli küsib endalt ka seda, et võib-olla see kõik, jah, see on mitmes mõttes halb, aga järsku ta mõnes mõttes hea ka. Järsku see teeb mind tugevamaks, järsku saab siit midagi õppida ja võib-olla sellest kõigest algab midagi head ja positiivset. Ja nüüd on inimesed, kes teevad selliseid asju rohkem, inimesed, kes teevad selliseid asju vähem. Ja taaskord on välja töötatud küsimustikud, mis mõõdavad seda, kui palju inimesed selliseid asju teevad. Ja ma tulen tagasi selle sama uuringu juurde ja vaatame nüüd seda mai keskpaiga joonist, kus siis pandeemia möllas. Ja nüüd seekord need kaks sagedusdiagrammi ei ole mitte kuud, vaid on minu valimi ülemine ja alumine pool, kes on siis, et valim on jagatud pooleks just nimelt selle ümbertõlgendamise harjumuse alusel. Et me näeme siis vasakpool pool inimesi, kes neid asju, mida me eelmisel slaidil just vaatasime, teevad väga harva. Ei tunne ennast nendes mugavalt ja ei rakenda selliseid asju. Me näeme, et nende selline üldistunud ärevus selles pandeemia kontekstis on palju-palju kõrgem kui nendel inimestel, kes teevad neid asju hästi. Nii et siin on ainult üks näide sellest, kuidas selline küllaltki kahe kõrva vahele peidetud selline resilientsuse aspekt võiks mõjutada seda inimese käekäiku. Kokkuvõtteks, see, millest ma olen täna rääkinud, ei ole kaugeltki uus, et siin on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tervise definitsioon ja nemad ketravad juba kuskil 40-ndates seda, et tervis ei ole ainult haigustest vabadus, tervis on ka heaolu. Aga et see, mida see heaolu tähendab ja kuidas sellest mõelda ja mida see kõik tähendab vaimse tervise kontekstis, mulle tundub, et see pole olnud nii lihtne. Ja minu pakkumine teile on see, et vaimse vormi metafoori võiks võtta selles osas kasutusele. Ja ma proovisin niimoodi omaenese tarkusest natuke ka läbi mängida, et mis me siis sellest saame, et mis siis oleksid minu niisugused nagu poliitika ettepanekud. Esiteks, olles siin psühholoogina, ei saa kindlasti mööda vaadata sellest sõidusuunast, mis Eesti on võtnud ikkagi vaimse tervise eest hoolitsemise nagu ressursside arendamisse ka ikkagi vaimsete haigustele mõeldes, et me oleme väga tänulikud hiljuti saabunud otsuse eest, et kliiniliste psühholoogide kutseaastat rahastatakse, aga nagu tänasest Postimehest võib lugeda, et meil oleks vaja umbes poole rohkem veel, aga oleme väga tänulikud. Aga me võime mõelda ka laiemalt, et see minu tänane üleskutse on, eks ole, mõelda laiemalt, et mulle tundub, et haridussüsteemist mõtlejad ja paljud sellised mõtlejad, kes mulle meeldivad haridussüsteemist mõtlemise valdkonnas, juba täna teevad seda, et nad näevad, et haridussüsteemi üks oluline roll on kasvatada neid vormi arendamise oskusi, sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi.
tööst oli siin juba juttu ja taaskord me oleme Eestis astunud olulisi sammu sellel suunal, et me saame aru psühhosotsiaalsete riskitegurite rolli selles, kuidas inimesed töö juures haigeks jäävad. Aga ma tahaks öelda, et nii nagu koolil on roll selles, et laps oleks vaimses vormis, nii on tööl väga oluline roll selles, et täiskasvanu oleks vaimses vormis. Et kuidas ehitada tööd üles niimoodi, et ta soodustaks vaimset vormi. Ja võib-olla kõige lõpetuseks sellisem kõige sinisem unistus, et kui riik kunagi naaseb mõjuanalüüside juurde seadusloomes, et siis nende mõjuanalüüside üheks dimensiooniks võiks kujuneda just nimelt see vaimne vorm, mitte ainult vaimne haigus, vaid vaimne vorm. Ma tänan.